Tere õhtust kõigile, et rõõm on kõiki jälle näha üle pika aja, et veebiseminare pole meil nüüd päris pikalt toimunud, aga e-twinningu raames siis otsustasime selle otsa jälle lahti teha. Ja täna räägin ma ühest oma sellisest lemmikteemast, mis on siis autoriõigused ja e-twinning. Ja see on nüüd teema, millega ma olen päris palju tööd teinud, eriti palju siis nüüd sellel suvel ja selle tulemusel on valminud ka üks õppematerjal, mida ma siis pärast teile tutvustan. Aga kõigile osalejatele veel teadmiseks, et teeme sellest salvestuse sellest veebiseminarist ja pärast on võimalik seda tagantjärele ka veel vaadata, et kellel huvi on. Nii, aga alustame ja ma ootan teilt samamoodi aktiivset osavõttu, nii et esimene küsimus teile on selline, et kui te nägite seda pealkirja, autoriõigused ja e-twinning, siis mida te tahtsite teada saada? Te olete ju täna siin õhtul, ei vaata Ringvaadet, ei loe raamatut, ei paranda kontrolltöid, et miks te täna siis siia kogunesite ja mis on see tänane küsimus, millele te ootate vastust? Et panin siis selle Mentimeetri lingi ja ootan teilt siis küsimusi, et ma teaksin, et ma nendel teemadel siis rääkima hakkan. Nii et natukene teile selleks aega. Nii, ja võite panna kas siis mingi teemana selle üles või siis mõne küsimusena, et nii nagu siis te tunnete, et no, et mis teil siis, mis huvi teil siis on. Teema on ju tegelikult väga lai. Ja kui veel rääkida siis e-twinningust ja autoriõigustest, siis siin on ka nii palju erinevaid aspekte ja kindlasti me selle tunni jooksul jõuame rääkida vähesest, aga äkki ma saan vastata siis nendele küsimustele, mis teil tekib. Nii, kas te saate sinna? Ahah, nii hakkasid vastused tulema ka. Ma panen teile ka lingi, kus te näete siis neid tulemusi ja millised küsimused siis siin üleval on. Et esimene on siis, et kuidas autoriõigused on seotud siis veebidisainiga ja veebilehtedega. Siis üks küsimus, et lihtsalt asjad üle korrata ja see on ka alati hea, sest et isegi kui mina seda õppematerjali tegin, siis ma mõtlesin, et mis siis on, et mida ma veel teada saan, et kui ma olen nii palju teemat uurinud, aga mida sügavamuti sellega minna, seda rohkem nagu teada saab. Nii et selles mõttes on hea üle korrata. Fotode kasutamisest nii netis kui ka ise pildistades. Vot sellest me räägime päris palju täna. Et sellest tuleb juttu. Siis sellest veebidisaini ja veebilehtedega, et sellega ma saan siis juba nii palju ära öelda, et kui luua mingi veebileht mõnes keskkonnas, nagu näiteks siis seda on WordPress või Weebly, siis seal on teatud veebidisainid ja asjad juba olemas, et siis nagu väga ei pea muretsema, et need, mis on sinna ette antud, need ongi siis selle looja poolt antud, aga muidugi ülejäänute puhul läheb see samasse suunda, mis fotod ja pildid, et siis saab nagu need ühitada. Nii, ja siis, kui e-twinningu projekti käigus loovad õpilased e-töösid, kas absoluutselt iga töö peab olema varustatud litsentsiga ja missugusega, täpsemalt õpilastest ma ka räägin, nii et need küsimused, mis teil siin on, need on täiesti asjakohased, et ma mõtlesingi, et need asjad võiksid teid huvitada. Nii, aga te võite siis siia vaikselt neid küsimusi ka või mõtteid lisada ja samuti ka siis chati, nii et vaatame siis need asjad üle. Nii, aga kõigepealt üldse nagu autoriõigustest
et tegelikult autoriõigus on või autoril on niivõrd suur õigus, et juba tegelikult Eesti põhiseaduses on sellest juttu. Ja Eesti põhiseadus paragrahv 39 siis ütleb, et autoril on võõrandamatu õigus oma loomingule ja riik kaitseb siis autoriõigusi. Nii et, no, et seda on nagu ise hea teada autorina, aga ka siis teiste töid kasutades. Ja tegelikult siis enamasti õpetajatele räägitakse just sellest autoriõiguse seadusest. Ja siin ma panin ka kohe paragrahvi 1, et, no, et mis selle autoriõiguse seaduse mõte on, et see ongi tegelikult siis kaitsta neid erinevaid teoseid. Ja siin on siis nagu pikemalt sellest kirjutatud, lingid veel juures, et need viivad siis kõik Riigi Teatajasse, kus siis saab tegelikult seda autoriõiguse seadust siis ka lähemalt uurida. Aga tegelikult on autoriõiguse osas ka hästi palju igasuguseid õppematerjale, mis seda asja siis natukene ka lahti selgitavad. Ja ma mõtlesin, et ma räägin teile täna siis seda nagu selliste lugude baasil, et oleks natukene võib-olla õhtu mõttes lihtsam, et me nendest seadustest võib-olla nii palju ei räägi, et nad ei hakka nagu võtma seda autoriõiguse seadust otse, vaid võtame siis paar juhtumit. Esimene lugu, selline tüüpiline Edwiningu lugu, et oleme siis ehitanud sellise toreda kinnise TwinSpace'i. Tavaliselt igas projektis praktiliselt see on ja see on loomulik, et esitletakse siis oma partnerile oma riiki või oma kooli või oma klassi, aga siis seda tavaliselt tehakse mingi esitluse vormis, et kas ta on siis Google Drive'is või PowerPointis või tehakse lausa pärast mingi video valmis, et see keskkond siin tegelikult rolli ei mängi. Ja vot see on nagu see esimene lugu, et alati, kui näiteks mina hakkan kas projekte hindama või vaatama üle, siis vot see on see, kus nagu kätevärinal avad nagu selle esimese asja ja siis juba mõtled, et ai. Ja ma panin siis kohe teile nüüd esimese küsimuse, et no nii, et kujutame ette, et mina olen siis õpetaja Ingrid Maadvere Gustav Adolfi gümnaasiumist ja nüüd plaanisin siis Eestis teha sellise esitluse ja valisin PowerPointi, et see on selline tore ja mõnus asi ja küsimus kohe teile, et mis on pildil valesti. Nüüd te võite siis chati kirjutada, et siin on nüüd võtsin lihtsalt lõike pildi sellest esitlusest, et kus siis on näha, et näete, ma olen pannud sinna merepilte ja siis metsast pilte. Siis ma mõtlesin, ma tahan ikkagi näidata, et kuigi nagu arvatakse, et Eesti on selline põhjamaine hall, et kui ilusad need suvel lilled siin on ja siis mul on siin vihmapiiskadest pilt. Et kui teie nüüd seda vaatate sellise kogenud Edwiningu õpetajana, siis mis siin on valesti? Kui te nüüd peaksite mulle kohe nõu andma, et olen selline algaja õpetaja, tegin valmis ja nüüd paneks selle hea meelega kohe TwinSpace'i. Et ma ei plaani isegi seda kusagil avalikult üles panna, meie TwinSpace on täiesti kinnine, minu partnerid ainult näevad seda. Et miks see siis ei sobi, ma juba küsin, et mis on pildil valesti, et järelikult siis ikkagi midagi on, et mis siis ei sobi. Nii. Aimi ütleb jah, et fotodel pole allikaid ja pildi autorid tõesti puuduvad. Ja muide selle pildi autorite puudumisega ongi üks selline lugu, et vot see paneb nagu kohe alguses mõtlema. Vaatad seda esitlust, et huvitav, et äkki tegemist ongi lihtsalt nii andekate õpilastega, kes suudavad sellisel viisil fotosid teha. Siis on näha juba, et tulevad mõnikord mingid droonifotod ja tõsised nagu sellised pärlid, mõtled, ai, et vist ikka ei ole nende tehtud. Ja siis, kui panna Google'i otsingusse, siis tavaliselt tulebki välja, et tegemist on siis lihtsalt Google'ist võetud fotodega. Et antud momendil nüüd, kuna meil on ka ikkagi tegemist avaliku veebiseminariga, siis ma Google'ist fotosid ei võtnud, aga ma kasutasin ikkagi teise autori fotosid tema enda loal, et täna siis seda esitlust teha ja vot siin nende fotode puhul siis räägimegi, et mis on valesti, kuidas seda viga parandada. Tõesti autor puudub ja allikad või mis seal üldse juures peaks olema. Ja siis muidugi saab näiteks rääkida ka sellest mallist natuke, et näete, et tegelikult see on PowerPointi mall, et mõni võib öelda, et kas ma seda võin siis panna. Seda tegelikult võib, et kui see programm mul sellisel kujul on ja need mallid on, siis ongi selleks, et ma saan seda kasutada ja ma võin ta siis panna oma kinnisesse TwinSpace'i. Ja miks ma rõhutan praegu just seda kinnist TwinSpace'i? Sest et paljud õpetajad teavadki, et tegelikult ju oma klassiruumis ju saab materjale ja asju kasutada. Et see TwinSpace on meie jaoks ka praegu nagu üks kinnine klassiruum. Nii, ja vot nüüd ongi
võtame selle autoriõiguse seaduse korra ette ja vot siis on üks selline punkt, seda paljud õpetajad kõik teavad, et teose kasutamine teaduslikel ja hariduslikel eesmärkidel. Et nimelt on autoritelt võetud nagu teatud õigused ära selleks, et oleks võimalik kuidagigi viia läbi mingisuguseid protsesse, nagu näiteks õppetöö ja teaduse tegemine. Ja ongi siis nii, et autori nõusolekut ja autoritasu maksmiseta, see tähendab, ma ei peagi küsima autorilt luba, on mul lubatud siis õiguspäraselt avaldatud teost motiveeritud mahus. Ja mida siis tähendab õiguspäraselt avaldatud? See tähendab seda, et see ei ole autoril kusagil sahtlis, vaid ta on kuidagi selle üldsusele suunanud. Et seda kõik küsivad, et kuidas siis, et kui ma näiteks saadan oma foto juba näiteks e-mailiga laiali oma sõpradele, siis tegelikult ma olen selle juba avaldanud, sest ma olen suunanud ta üldsusele. Kui ma olen midagi veebi pannud, siis loomulikult olen ma ka üldsusele suunanud. Aga kui see foto on ikkagi ainult minu arvuti kõvakettal või näiteks te leiate kusagilt mingi ilusa pildi, mis on kusagil kellelgi sahtli põhjas või mingisuguse luuletuse, siis see tegelikult õiguspäraselt avaldatud ei ole ja seda niimoodi siis kasutada ei tohi. Motiveeritud mahust, jällegi siin seda ka kõik õpetajad teavad, et Eestis motiveeritud maht ei ole määratud. Aga kuna on öeldud siis, et mõnes riigis ta on, siis see jääb natukene nagu sellise õpetaja südametunnistuse peale. Ja mida siis tohib teha? Tohib tsiteerida ja refereerida. Et tsiteerimine on siis sõna-sõnaline edasiandmine ja refereerimine on siis ümberjutustamine. Et näiteks kõik need referaadid, mida tehakse ja teadustööd, mida kirjutatakse, et seal kasutataksegi tsiteerimist ja refereerimist. Ja tegelikult, kui ma kasutan ka pilte, siis on ju ka need või mõnes mõttes tsitaadid. Siis tohib kasutada illustreeriva materjalina tingimusel, et see ei taotle ärilisi eesmärke. Kui me nüüd võtame oma selle eelmise slaidi ja need pildid, siis seal ongi ju nad illustreeriva materjalina. Ma tahan seda Eestit näidata. Ja ärilisi eesmärke kindlasti Twinning ei taotle, nii et sellega te ei pea üldse muretsema. Ja siis on veel juhtum reprodutseerida tingimusel, et see ei taotle ärilisi eesmärke. Reprodutseerimine tähendab paljundamine, et see juhus meid praegu siin ei puuduta, aga see on teile endale teadmiseks. Et põhimõtteliselt ma võin võtta mingist raamatust ühe pildi, ühe teksti, selle paljundada ja viia selle oma klassiruumi. Aga seal peab olema lisatud selle teose autor, kui mul on siis näiteks mingi pildi autor, mis on teose nimetus. Väga tihti fotodel mingeid nimetusi ei ole, siis võib kas enda jaoks panna selleks nimetuseks, et mis seal fotol siis on, või siis jätta ka tõesti nimeta, sellepärast, et kui autor ei ole pannud nime. Ja avaldamise allikas, et veebi puhul on lihtne, ma panen lingi, et kus see üleval on, kui ta on mul nüüd kusagilt ajakirjast või raamatust, siis ma peaksin siis kirjutama, et kust siis täpselt, et millest. Ja nüüd, siin oli jälle nüüd tükk seadust ja võib-olla natuke keeruline, aga ma panin kohe, siis tegin nagu sellised illustreerivad näited. Nii, lähen korra veel tagasi ja nüüd edasi. Et kõigepealt siis viitamine, et kui ma olen siis oma pildi pannud, mis ma siis peaksin tegema? Ma peaksin lisama, nii nagu autoriõigusseadus ütles, autori, teose pealkirja, avaldamise allika. Ja tegelikult te võiksite oma esitluses kasutada nagu ühtset stiili. Ma toon siin näite nüüd APA stiilist, aga mitte keegi ei ütle, et te peaksite kasutama APA stiili. Aga ta võiks olla nii, et kui te ikkagi selle asja teete, siis ei ole nii, et ühel slaidil on see asi ühtemoodi ja teisel slaidil on see teistmoodi. Nii et ma toon nüüd näite. Näiteks siin on nüüd siis, ei ole APA stiilis viitamine. Nüüd ma võtsin niimoodi, et see foto suvelilledest, see ongi minu enda tehtud foto. Ja ma tegelikult ütlen siin ka, et see on minu foto, et siis mitte tekitada seda olukorda, et keegi arvab, et see on kusagilt võetud. Et tegelikult ju, kui te teete ka oma neid Eesti või kooli esitlusi, siis igal fotol on ju autor. Kas te lasete siis lastel neid pilte pildistada või teete ise? Nii et ikkagi peaks siis seda ütlema, et kes see on. Ja ma panin siin isegi siis ka pealkirjad, aga mis kujul te seda vormistate? Kas see pealkiri on jutumärkides? Kas seal kusagil on mingisugune koma või mingi asi? Et see on täiesti enda teie valik. Et nagu ma ütlesin, et kas te võiks lihtsalt läbi ühe selle esitluse kasutada ühtset stiili.
Ja siin see kõrval olev foto, ma laenasin siis Siret Lahemaalt kõik need tänased pildid ja siin panin siis pealkirja Viht, temal ei olnud ja vaadake nüüd, siin ei ole mul kirjutatud Siret Lahemaa, vaid on kirjutatud Siret Laa, sest paraku see foto, kust mina ta võtsin, selles keskkonnas on Siret Lahemaa pannud oma kasutaja nimeks Siret Laa. Nii et kui ma võtaksin siis näiteks Google'ist leiaksin pildi ja paneksin siis selle oma eedviningu või sinna TwinSpace'i, siis ma peangi panema selle autori nime, mis tal siis on. Nii, nüüd tulevad kohe küsimused, et paljudel piltidel autor puudub. Tõepoolest, muide, autoril on ka õigus jääda anonüümseks. Kui autor ei taha, et tema nimi oleks kusagil märgitud, siis ta seda ei peagi panema. Aga see ei tähenda, et ma viitama ei pea. Sellisel juhul ma saan panna, kuna enamasti kui autorit ei ole, on tegemist ju sellise pildiga, mille te leidsite internetist. Siis kui te autori nime ei leia, siis te panetegi selle lingi. Ja sellega te nagu viite selle kasutajat, kui tema tahab näha, kus see pilt pärit on, siis te viitegi ta selle pildi. Nii et jah, piltide puhul ongi just tihti, et ei ole pealkirja, ei ole, eks ole, näha autorit. Aga mõnikord lausa tasub, et kui nagu see mingi pilt tundub, näiteks kui mina vaatan mõnes keskkonnas pilti ja ta tundub nii, et äkki see pilt on siia keskkonda sattunud ka kusagilt kolmandast kohast, siis tasub muidugi natukene otsida ja uurida, et teinekord saab selle pildi väga ilusti asendada, et ma ikkagi panen autori. Nii et sellises omalt vabalt valitud stiilis peaks mõtlema enda jaoks, et pealkiri, autor ja allikas. Ja kui mul tõesti pealkirja autorit ei ole, siis tegelikult allikas. Kui me räägime nüüd eedviningu projektidest, siis me oleme täiesti aktsepteerinud seda, kui on pandud ainult link alla. Et see on juba meie jaoks juba, et väga hästi. Ja siin on muidugi võib-olla mõni küsib veel seda, et kus need lingid peaksid olema. Kõige õigem on see, kui need lingid on selle sama slaidi peal, kus on see pilt. Ja põhjus on selles, et tegelikult nagu iga slaid on mõnes mõttes ju ka eraldi võetav. Et tihti öeldakse, et oi, et ta rikub nagu selle pildi ära ja et ei sobi. Näiteks minul ka nüüd see pilt, te saate samamoodi, võib-olla klõpsasite selle allikas peale, et ma tegin lihtsalt sellest sõnast lingi, sest see viib nüüd Facebooki ja see link, mis sealt nagu tekkis, see oli ka üüratult pikk link, nii et ma ei tahtnud seda sellisel kujul siia panna. Aga et ütleme põhimõtteliselt vaatajale peaks see olema kättesaadav. Tegelikult ma tean, et päris paljud teevad niimoodi, et nad panevad selle lingiga pärast kõige lõppu, teevad nagu viimase slaidi kasutatud allikad. Ja nüüd see järgmine näide, mis mul teile on, see on nüüd APA viitamissüsteemist. Ma ei tea, kui palju te oma koolis puutute kokku referaatide ja uurimistöödega. Et seal on ju tavaliselt nii, et iga kool on välja töötanud mingisuguse viitamissüsteemi, mida ta kasutab. Ja näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis me kasutame APA viitamissüsteemi. Ma tean, et ka paljudes ülikoolides seda kasutatakse. Et te võite nüüd kirjutada kommentaaridesse ka, et kas teie koolis on mingi konkreetne viitamissüsteem, mida kasutatakse referaatide uurimistööde puhul või seda ei ole. Et võite panna siis kirjutada. Aga APA viitamissüsteemi puhul on nagu see hea asi, et ma ei pea hakkama ise mõtlema, kuidas see süsteem välja näeb ja kas see oleks ühtne ja võib-olla ma peaks veel partneritega arutama, et mismoodi me viitame, et kas paneme ainult lingi või kuidas see süsteem on. APA-l on see on siis rahvusvaheline ja antud momendil siis nende piltide puhul on niimoodi, et selle sama pildi juures ma viitan nüüd nii, et ma panen autori perekonnanime, koma, ja siis millal see pilt on tehtud. Ja kui siis seda ei ole teada, millal see on tehtud, siis kasutatakse tihti erinevaid sõnu. Näiteks meil koolis on siis viitamisjuhendil on niimoodi, et kirjutatakse ets.a, et sine Anju, et aeg teadmata, millal see asi on tehtud. Ja siis selle Siret Lahemaa pildi puhul on siis samamoodi, et nüüd ma panen autori nime, kuna tema otsustas, et tema tahab olla siis lihtsalt
Siret Laa, siis ma panengi Siret Laa, sest ma isegi ei tea, et kas see nüüd Laa peaks olema tema perekonnanimi või ei peaks. Ja jälle koma ja siis millal see pilt on tehtud. Et antud piltide puhul ma mõlemal tean, et need pildid on tehtud siis sellel aastal. Selle tõttu mul on siin see arv ka taga. Aga nüüd ma teil kommentaaridest ei näe, et kuidas teil siis koolis on selle viitamisega, et missugust süsteemi teie kasutate. Et ma heal meelel teiega isegi jagaks oma kooli viitamissüsteemi, sest tegelikult arvestades seda, et me peame ju õpilasi valmistama ette ka ülikooliks ja uurimistöödeks, siis see on ääretult oluline see asi koolis paika panna. Nii, otsin teile kohe üles selle meie dokumendi, kus siis teie näete, kuidas meil on see asi paika pandud. Ja miks ma just sellest siin praegu räägin? Põhjus on selles, et nii, panen lingi teile. Põhjus on selles, et väga hea on ju see Twinning kasutada ära ka mõnes mõttes selleks õppekohaks, et kui teil õpilased näiteks niikuinii peavad referaate tegema, miks mitte öelda, et aga teeme nüüd nii, et me oma esitluses viitame samamoodi. Ja nüüd, kui sellel ühe slaidi peal on mul siis sellisel viisil, et on pandud nendele piltidele alla, siis kui ma kasutan APA viitamissüsteemi, siis mul peaks olema siis viimane slaid, kus on need kasutatud allikad ja vot siin ma olen siis pannud APA viitamissüsteemi järgi selle. Ma tegin nüüd ühe siin üleval eestikeelse, aga alla panin ühe näite inglise keeles ka, sest kui on rahvusvaheline projekt, siis oleks ju ilus inglise keeles teha. Et siis sellisel juhul mul on siis minu nimi, koma, siis on eesnime esitäht, siis on millal see foto on tehtud, mis on selle pealkiri, siis nurksulgudes on tavaliselt meediatüüp, et kui mul on mingi helifail, siis on heli või video, siis on video. Ja kuna see foto on minu erakogu, siis see allikas ongi tegelikult erakogu. Ja Siret Lahemaa puhul jällegi nimi, foto tegemise aeg, pealkiri, mis meediatüüp ta on, siis nüüd on siin see pikk link ja kõik, mis ma siis internetist võtan, siis sellisel juhul ma panen sulgudesse selle vaatamise aja, mis hetkel ma seda vaatasin. Nii et sellisel juhul. Nii, aga ma teil ikkagi ei näe, te keegi ei julge öelda, mis kujul teil see refereerimine on või on teil äkki koolis oma süsteem välja töötatud sellel puhul, et tasuks ju väga võtta need e-Twinningu projektid nagu mõnes mõttes, et nii nagu me kogu aeg räägime, et ta võiks olla osa koolielust, et siis miks mitte kasutada teda siin puhtalt nagu õppeprotsessis, et uskuge mind, et kõik oleks väga tänulikud, kui sellest räägitakse, sest et ma just tegin esitlusi täna oma õpilastega ja mõnelegi ma pidin meelde tuletama, et viitamine on oluline. Nemad tegid Inglismaast. No nii, Mai kirjutab, et polegi kindel, et uurige järele, sest et tavaliselt koolis peab sellega tegelema, kes tegeleb nende juhenditega, kas on haridustehnoloog, kas on infojuht, kas on õppealajuhataja. Ere ütleb, et sama, mis Ingritil. Ma tean, et päris paljud koolid kasutavad ka näiteks meie juhendeid selleks viitamiseks, et kuna meil on kõik avalikult üleval, siis meil ei ole olnud midagi selle vastu, et see on hästi suur töö seda asja sellisel kujul teha, et miks mitte, siis kasu on palju. Nii et see oli siis esimene lugu ja esimene lugu siis sellest, et kui mul on kinnises keskkonnas, siis miinimum on see, et ma panen pildile lingi alla ja kirjutan, kui mu kõik on teie õpilaste enda tehtud, siis pange uhkusega või teie enda tehtud, et tõesti, et kõik need ongi meie enda tehtud fotod, et see oleks kusagil näha, et ma ütlen seda. Nii, aga teine lugu. Teeme nüüd võtame selle sama loo natukene, aga teine lugu on selline, et me otsustasime, et me teeme oma TwinSpace'i lahti. See tähendab, et TwinSpace on avatud ja selle esitluse, mis ma tegin, seda näeb terve maailm. Et mis siis saab? Et põhimõtteliselt sama lugu, aga TwinSpace on avatud. Ja üks asi veel, et näiteks eriti, kui te oma projekte hindamisele saadate, siis ju väga tihti paljud teevad oma TwinSpace'i lahti.
Väga nutikad ja targad on need, kes teevad TwinSpace'i hindajale konto sinna TwinSpace'i. Siis on teie TwinSpace ikkagi kinnine ja siis kehtivad need reeglid, millest me just rääkisime. Aga mis te siis arvate, mis nüüd siis muutub? Et kui enne kinnises TwinSpace'is võisin ma kasutada absoluutselt kõiki fotosid, mis ma leian, ma võisin rahulikult kasutada ja lingi panna sinna juurde, siis mis nüüd muutub, kui ma selle TwinSpace'i avan? Miks see on teine lugu? Miks ma pean kuidagi teistmoodi tegutsema? See on ju nii, sellest nii palju räägitakse, et ma tegin oma klassiruumi lahti, ma kutsun kõik siia vaatama, et milles on probleem, miks ma ei võiks jätkata selle sama süsteemiga. Nii, teie kirjutate, mõtlete, ma lähen nii kaua edasi. Nii, et tegelikult on siis selline probleem, et nüüd me puutume kokku autoritega. Kui me oleme ise autorid, on meil päris kerge, aga kui need autorid on kusagil mujal, siis me peaksime pidevalt mõtlema, kas meie autoritena tahaksime, et meie asjadega seda tehakse. Ja üks autor võib siis olla füüsiline isik või siis mitu isikut, siis tegelikult kõik teosed on kaitse all, et kvaliteet ei ole absoluutselt oluline. Kui te võtate praegu oma kodus paberilehe ja tõmbate sinna ühe joone, siis juba kehtivad sellele autori õigused ja see on kaitse all. See ei ole nii, et see foto ei olnudki nii ilus või et äkki ma seda võin, et kvaliteet ei mängi mingisugust rolli. Siis see teos peab olema selles objektiivses vormis, see tähendab, ma pean saama tajuda, ma pean saama teda kas näha või katsuda või kuulda või et mõtet ei saa kaitsta, ideed ei saa kaitsta. Ja need autoriõigused siis tekivad automaatselt. Mul ei ole vaja ühelegi fotole alla kirjutada seda copyrighti märki. Mul ei ole vaja tegelikult ühelegi asjale kirjutada juurde, et sellele kehtivad autoriõigused, sest nii kui ta on loodud, nii ta on kaitstud ja isegi ta on kaitstud ka siis, kui ta on avaldamata. Et avaldatud ja avaldamata, kui te jätate oma luuletuse sahtlisse või foto arvuti kõvakettale ja seda ei avalda, siis tal on ikkagi autoriõigused. Ja autoriõigus on veel territoriaalne, igal riigil on mõnes mõttes veidikene erinevad õigused, et suvel ma uurisin ka, et siin need erinevused on, aga samas tehakse rahvusvaheliselt koostööd ja näiteks Eesti on ka siis liitunud Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga, nii et see ei olene, kas see teos on loodud nüüd Eestis või USAs või et ikkagi, kui me räägime Eestis, siis me räägime Eesti autoriõigustest ja need kehtivad, kaitstakse ka teiste riikide omi, mitte nii, et ärme Eesti omi võta ja teiste omi võib võtta. Link ka all, mis viib siis Riigi Teatajasse ja panin korra veel juurde meelde tuletuseks, et mida autoriõigus siis ei kaitse. Et ideid, mõisteid, avastusi, siis muide rahvalooming, eriti ütleme, twinningus on see täiesti, et kui te kasutate rahvatantse, aga mõelge nende seadete peale, see peab siis olema mingi vana seade või rahvalaule või siis mingeid selliseid asju. Siis õigusakte, kohtulahendeid, riigiorganisatsioonide sümboolikat, Eesti lipp võite rahulikult kasutada, päevauudised, faktid, andmed. Ja vot siis ka tegelikult see, kui varalised õigused on lõppenud. See tähendab, et autor jääb autoriks oma teosele aegade lõpuni. Aga autori varalised õigused lõpevad mingil hetkel ära. See tähendab, et autori varalised õigused kehtivad tema eluea pluss 70 aastat. Nii et kui me võtame näiteks Tammsaare, siis Tammsaare suri, oli see 39 või 40, te võite mind nüüd parandada, aga igal juhul Tammsaare surmast on möödunud rohkem kui 70 aastat. Ja see tähendab, et Tõe ja õiguse ja kõik tema teosed võite teie rahulikult kasutada, paljundada, panna ka avalikult interneti üles, aga trükite ise siis sellisel juhul sisse, aga te peate alati ütlema, et nende autor on Anton Hansen Tammsaare. Aga te võite seda teha, sest tema varalised õigused on peatunud. Ja tegelikult on õigused ka esitajal. Kujutame ette nii, et te võtate nüüd Tammsaarelt mõne
mõne jutukese, mis tal oli seal Poiss ja liblik ja loete selle lastega sisse. Ja kuskile YouTube'i panete või SoundCloudi, siis tegelikult teie nüüd olete selle teose esitaja ja ka esitajal on õigused. Ja see tähendab, et kui teie selle teose esitasite, siis esitaja õigused kehtivad 50 aastat pärast avaldamist. Nii et kui mina võtsin selle mingisuguse jutu, lugesin sisse, panin SoundCloudi, kuigi see ei ole minu jutt, see on Tammsaare jutt, ma ütlesin, et ma loen Tammsaare juttu, siis minule kui esitajale sedasama minu häälega loetud, minu intonatsiooniga, minu heliefektidega asja ei või ka keegi niisama võtta, vaid et see peab olema siis, ta peab minu käest siis luba küsima. Siis rääkisime siin varalistest ja isiklikest õigustest, et jälle te peate teadma, et teie autorina, kui teie mõne pildi teete või keegi teine, kes on teinud pildi, siis tegelikult õigused jagunevad kaheks. Isiklikud õigused on need, mida ei saa mitte keegi ära võtta. Need jäävad aegade lõpuni ja varalisi õigusi on võimalik ära anda. Et näiteks ma võin kirjastusele need õigused maha müüa või ma võin ise lihtsalt loobuda nendest, öelda, et jah, et ma annan õigused ära. Ja ma märkisin siin nüüd tumedas kirjas need asjad, mis puudutavad siis näiteks twinningu projekti. Et näiteks isiklike õiguste juurde kuulub õigus teose puutumatusele ja õigus teose täiendamisele. Tähendab, et ma tegelikult ei tohi võtta kellegi pilti ja seda lihtsalt niisama siis sinna midagi juurde joonistada, midagi ära lõigata, isegi siis, kui need 70 aastat on näiteks läbi autori surmast, siis need asjad jäävad alati nagu isiklikuks õiguseks ja need mõnes mõttes nagu kaitsevad seda autorit siis selle tema au ja väärikust. Varalistest õigustest on nüüd need asjad, mis meid puudutavad ja mis puudutavad seda lahtist twin space'i, on õigus teose levitamisele. See tähendab, et ma teen temast koopiaid. Aga internetis ma ju ei tee koopiaid, vaid ma eksponeerin või edastan seda. Ja vot need on siis autori varalised õigused ja tegelikult kui minu twin space on lahti ja ma olen oma klassiruumi avanud ja välja läinud ja ma panen selle esitluse üles nende piltidega, siis mul ei ole mitte mingisugust õigust seda teost edastada. See on autori enda õigus. Ja vot siin siis see probleem tekibki, et isegi õppe eesmärkidel kinnises klassiruumis ma tohin, ma ei küsi autorilt luba, ma tohin, aga nii kui ma panen selle asja avalikult, nii ma enam ei tohi. Sest nüüd ma astun just nende samade asjade otsa, et ma levitan seda, ma edastan, ma eksponeerin ja see on autori varaline õigus, mida tema mulle andnud ei ole. Siis tegelikult ma arvan, et see pilt siin peaks olema teile tuttav, eks ole, et Creative Commonsist olete te ühel või teisel viisil kuulnud. Et see on nüüd mõnes mõttes selline abi või õlekõrs, et mida siis teha, et kas tõesti ma pean nüüd igale poole sõitma ja seda suurt Munamäge ise pildistama ja otsima siis igasse linna sõitma, kui ma tahan Eestit tutvustada, siis tegelikult päris paljud autorid ütlevadki seda, et ma võin rahulikult kasutada nende pilte, et neil ei ole midagi selle vastu ja vot siis ongi loodud selline süsteem nagu Creative Commons. See on siis avatud sisulitsentside süsteem, mis siis arvestab autori õigusi, aga vot siin on siis nagu selline skaala, et kui siin punase poole peal on siis nõndanimetatud see copyright, et midagi ei tohi teha. Jälle ütlen, kinnises klassiruumis tohib. Ja paremal pool on public domain või siis autor on kõigist oma õigustest loobunud. Siis siin keskel, on nagu siis skaala sellisel sinisel alal, ongi siis see Creative Commons, kus autor siis ise otsustab, et kuhu ta nende oma asjadega läheb, et kas siis rohkem paremale või rohkem vasakule. Ja neid litsentse on ka päris hulk, lähen korra tagasi selle slaidi juurde, et kui te nüüd Google'i otsingus, kas keegi on teinud sellist otsingut, nagu siin pildil on?
et kui ma lähen Google'isse, ma panen otsingusse mingi märksõna, siis ma valin siit paremalt poolt tööriistad ja võtan siis seal oli vist litsents või midagi, ja valin siis siit, kas siis ei ole litsentsi järgi filtreeritud või valin siit siis mingisuguse teise litsentsi, et kas keegi on selle järgi pilte otsinud. Ma arvan, et need inimesed on otsinud, kes on teinud näiteks oma õppematerjale, mida nad on tahtnud panna avalikult üles. Et sellisel juhul on seda vaja. No nii, näete, ei ole, siis te olete täna juba ühe väikse asja ära õppinud, eks ole. Et te võite kohe ise proovida, et tehke Google lahti ja on võimalik seda teha. Muidugi, mis siis juhtub? Kui te panete nüüd vihm otsingusse ja ei otsi litsentsi järgi, teil tuleb imeilusaid pilte vihmast. Ja siis, kui te panete selle, et märgistatud taaskasutamiseks muudetud kujul või lihtsalt märgistatud taaskasutamiseks või märgistatud mitteäriliseks taaskasutamiseks muudetud kujul või märgistatud mitteäriliseks taaskasutamiseks. Muide, siit te võite valida nendest ükskõik missuguse vaadata, kus rohkem neid tuleb. Et siis ei tule palju pilte, aga ma soovitan siis sellisel juhul kasutada inglisekeelseid sõnu. Ja inglisekeelsed sõnad annavad tavaliselt paremini tulemusi, sest et lihtsalt see maailm on nii palju suurem. Nii Mai kirjutab, et tema on HITSA veebikoolitusel sellest kuulnud, sellest Creative Commonsist. Et see annab nagu meile päris palju võimalusi. Üks koht tegelikult veel, kas te Vikipeediat olete kasutanud? Mingisuguste asjade lugemiseks. Ma tean, et osad ütlevad kohe, et koolis, et oi, et Vikipeediast ikka õpilased ei tohi. No vot ikka. Tegelikult kõik pildid, mis on Vikipeedias, need on selliste litsentsidega, mida ma tohin ka avalikult kasutada. See tähendab, et ma pärast siis panen oma selle esitluse kuhugi avalikult üles. Nii et seal on küll ka veel lisaks Creative Commonsile on ka seal GNU ja public domain ja hästi palju erinevaid neid litsentse, aga kui te sealt võtate ja tegelikult Vikipeedias on ju, või siis see Wikimedia Commons, kus need on, et seal on ju meeletult suur pildikogu ja kui me räägime nagu mingisugustest sellistest kultuuriväärtustest, siis sealt tuleb päris palju asju kohe välja, et kui ma tahan mingisugust linna näha, ma saan need asjad kätte. Nii et kes ei taha Google'ist otsida, võib ka siis Wikipeediast vaadata vastavalt selle teema alt neid, aga üldiselt see Google annab ka Wikipeedia tulemusi välja, nii et see võib-olla kõige suuremini tuleb välja. Ma ühel hetkel tegin sellise uuringu, et uurisin, et erinevaid neid pildikeskkondi, et kust ma saan nagu selliseid tasuta kasutamiseks pilte, et siis tuligi ikkagi, et kui te sellisel viisil otsite, siis tulevad kõik need asjad kokku. Nii. Ja siis ma panin nüüd siia ühe pildi, et kui mul nüüd oleks näiteks, et vot siin on mul nüüd üks selline pilt, mille autor on siis, näete, Laks või Lah, ma ei teagi, kuidas ma pean seda hääldama, ja see on siis pilt kullerkuppudest ja siin on nüüd näidatud, et kuidas siis jällegi ma sellele pildile nüüd peaksin eriti korrektselt viitama. Kõige korrektsemalt viitamine ongi siis see, et ma panen pealkirja ja pealkiri on mul niimoodi ära lingitud, et pealkiri viib selle pildi aadressile, et kus see pilt on võetud ja see pilt ongi mul tegelikult siis võetud Vikipeediast ja ta viib sinna. Siis see autori nimi siin, see Sehlah, viib nüüd tegelikult siis autori selle user'i nimele, et näha, et mida ta siis veel on pannud ja sellisel viisil. Ja kolmas link on siis see sama Creative Commonsi litsents. Ja see litsents, see süsteem ei ole väga keeruline. Me ei jõua täna õhtul seda teiega selgeks teha, aga ma pärast annan teile materjalid, kus te saate seda ise vaadata ja uurida. Ja siis, kui te näete kusagil seda CC, siis te teate, et see on see Creative Commonsi litsents. Ja sellel litsentsil kõik need asjad midagi tähendavad. By SA ja siis 3.0. Et kui ma selle peale ka klõpsan, siis mul tuleb lahti siis Creative Commonsi kodulehekülg, kus mul räägitakse, mida ma saan selle asjaga teha. Ja tegelikult see by ongi, et ütle palun, et mina olen selle pildi autor.
see on see litsents, see on nagu selline kõige, ütleme, kõige rohkem või see on kõigi Creative Commonsi litsentside juures see märk. Ja see SA ehk share alike, jaga samadel tingimustel. Ja siin tahab nüüd autor öelda seda, et kullakene, et sina võtsid mu pildi internetist, väga tore, ma luban sul seda kasutada, tee sellega, mida sa tahad, aga palun jaga siis seda samadel tingimustel. Et ära tee nii, et sa võtad minu pildi, paned selle raamatusse ja hakkad seda raamatut müüma näiteks. Et jaga samamoodi, mina jagasin vabalt ja ole hea, jaga sina ka seda vabalt. Nii et ja see 3.0, see näitab siis, et mis see Creative Commonsi mitmes versioon siis sellest on. Nii et siin on nüüd nagu selline eriti viisakas viitamine, aga jällegi ma ütlen, et tegelikult kui te leiate ühe sellise Creative Commonsi või public domain pildi ja panete sinna alla lihtsalt lingi, mis viib selle pildi juurde, siis tavaliselt seal pildi juures on see info ka kõik olemas. Et siis ma arvan, et see on igati aktsepteeritav ja õige, et seda võib teha. Ja muidugi siis ärge unustage, et kui te kasutasite esitluses Creative Commonsi pilte, siis tegelikult te peaksite ka oma sellele esitlusele sama litsentsi panema. Panete näiteks kõige lõppu, panetegi kirja, et teie esitlus on siis selle litsentsiga. Seal on muidugi see litsentside ühituvus ja kõik see ka natukene mängib, aga see on võib-olla praegu liiga keeruline õhtuks rääkida. Nii, aga nüüd mul on 3. lugu, see on tänane viimane lugu ja seda te küsisite ka. Ma vaatan korra, kuidas te seda asja täpsemalt küsisite. Et see on siis, et õpilased midagi teevad. Ja kui Edvinigu projekti käigus loovad õpilased oma töid, mis siis saab? Õpilased pildistasid, õpilased joonistasid ja nii edasi. Et kellele siis kuuluvad autoriõigused. Ja see ei puuduta ainult Edvinigu projekte, see puudutab absoluutselt kõiki töid. Kui õpilane kirjutas kontrolltöö, kirjutas essee, mis te arvate, kellele need õigused siis võiksid kuuluda? Kas kui teie kui õpetaja annate ülesande, kas nad kuuluvad siis teile? Kuuluvad nad äkki koolile, sest nad said tehtud õppetöö eesmärgil? Kuuluvad nad õpilasele? Kuuluvad nad lapsevanemale? Kuuluvad nad võib-olla riigile? Või kuna õpilased on alaealised, ei kuulu kellelegi? Mis te pakute praegu? Ma tean, et selle üle muide väga palju vaidlevad eriti ülikoolid. Sest ülikoolides on ju väga palju neid uurimistöid ja asju, mida üliõpilased teevad ja kellele siis need asjad lähevad. Nii, variante on nüüd õpilastele, autoritele, õpilastele, koolile, et variante pakute erinevaid. Nii, aga kuidas siis tegelikult on? Kui õpilane lõi töö, siis panin siia jälle ühe paragrahvi autoriõiguse seadusest, paragrahv 30 lõige 6. Et kui teie õpetajana konsulteerite, natuke redigeerite, aitate, siis see ei ole ühine autorsus. Et päris paljud ütlevad õpetajana, et aga ma ju juhendasin teda, et ma näitasin talle, et me oleme ju mõnes mõttes nagu koos autorid. Ei ole. Et tõesti õpilase tööde autor on õpilane ise. Ja see ei ole õpetaja, see ei ole keegi teine. Nii et kui me siis õpilaste töid kasutame, siis me peame seda arvestama, et nemad on autorid ja kuna nemad on teil enamasti alaealised, siis tegelikult tasuks küsida selleks levitamiseks luba lapsevanemat. Ja seda saab muidugi juba teha juba mõnel, kas siis saadate neile kirja või küsite mõnel koosolekul, et plaanis on projektis osaleda ja me paneme töid üles. Ja samas tegelikult ju koolis tänapäeval on ju kõik need kodulehed ja Facebookid ja nii edasi, et kuhu pannakse laste töid üles, et siis tasuks küsida. Enamasti vanemad on sellega vägagi nõus, eks ole, sest üles pannakse alati paremat tööd ja nii edasi. Nii et aga peaks olema mingil viisil küsitud luba. Eriti kui me räägime Euroopa asjadest, siis ükskõik missugune üritus või kus on siis, kes on vähegi seda korraldanud, siis nad teavad, kuidas on vaja igasuguseid allkirju kogu aeg küsida. Ja muidugi üks kaval asi,
hea oleks õpilastele ka tutvustada neid CC litsentse. Nimelt, kui nemad litsenseerivad oma tööd ära, tegid näiteks ühe ilusa foto ja nad panevad sellele fotole siis selle litsentsi külge, see tähendab, et seda fotot võivad ka hiljem kasutada teised või näiteks kujutame ette, et nad tegid koolile ühe video ja et kool saaks hiljem seda kasutada ja muuta, ilma et ta peaks iga kord autorilt luba küsima. Siis oleks hea, kui nendel asjadel oleks Creative Commonsi litsentsi, eriti kui on mingi selline eriti väärtuslik töö, et siis peaks seda tegema. Et ülikoolid pidid olema sellega hädas, et hea küll, et nad said mingid asjad kätte, aga muuta nad ju ikka ei saa. Ja kõikide nende asjade nagu kokkuvõtteks võib öelda veel seda, et ega see autoriõigus ei ole nüüd nii hull, et ma ei tea, mida teha ja kuidas teha. Et tegelikult on õpilastel ja kõigil autoritel, nad on ikkagi päris toredad inimesed kõik ja alati tasub küsida luba. Et isegi kui te näete, kusagil on mingi töö ja te ütlete, et ma nii hea meelega kasutaks seda fotot, aga kirjutage näiteks sellele foto autorile ja öelge, et meil on selline projekt, teil on nii ilusad fotod, kas ma tohin kasutada ja me pärast paneme selle niimoodi üles, teised meie partnerid ka näevad, siis ma ei tea, kas keegi on saanud sellisel juhul eitava vastuse. Mina olen küsinud näiteks sellistel konkreetsetel asjadel, kui mul on olnud vaja näiteks laulda mõnda laulu ja see YouTube'i panna ja seda filmida, siis mina olen autoritelt luba küsinud ja ma olen alati saanud. Mul on alati autor öelnud, jah, palun, sest et enamasti, kui me ikkagi räägime koolist ja kõigest sellest, siis inimesed tulevad vastu. Hull on see, kui me luba ei küsi, lihtsalt kasutada. Nii, ja nüüd siia lõppu, ma ei tea, kas ma nüüd ajasin teil selle asja veel segasemaks või kuidas te ennast praegu tunnete? Et kas asi läks hullemaks või saite mõnele küsimusele vastuse. Et võite jälle chati kirjutada. Nii, no Aimi kirjutas, et sai targemaks ja Airiga, aga nüüd ma jagan korra teie ekraani või teiega oma ekraani ja põhjus on nüüd selles, et ma tahaksin teile korra siis seda autoriõiguste õppematerjali näidata. Et vot see on nüüd see õppematerjal, mis sai suvel valmis ja mida tegelikult siis saavad kõik vabalt kasutada, ta ei ole veel niimoodi päris avalikult üleval, et ütleme, et siin on sellised viimased mugandused ja tõlgitakse ka vene keelde. Aga mõte on siis selles, et tegelikult, ma ei tea, kui palju teist tundsid täna õhtul, et oi, et 45 minutit sellist asja kuulata, et pea on paks ja väsimus on suur, et lihtsalt ei jaksa. Siis ma tegin selle materjali nagu mõttega just tavalise õpetaja peale, kes tahaks natukene sellest teemast rohkem teada saada. Ja see on siis sellisel viisil üles ehitatud, et kõigepealt on siis siin teiste autorite tööde kasutamine ja kui te nüüd natukene midagi sellest teate ja tänast arvestades te juba teate, siis on ta üles ehitatud nii, et kõigepealt võtate te lahti testi autoriõigusest üldiselt, siin on 5 küsimust, panete avatest ja täidate testi ära, eks ole. Näiteks, kui kaua kehtib teose esitaja õigus? Sellest me täna rääkisime. Kes oskab, võite mulle chati kohe kirjutada, kui kaua kehtib autori esitaja õigus? Mis ma sinna valin, missuguse variandi? Nii, 70 aastat, vastuse variant 70 aastat. Tuli esimene variant. Nii, keegi pakub veel midagi. 50 aastat, eluaeg, eks ole. Nüüd on, mäletate, teose esitaja õigus, eks ole. Nii, ma panen praegu siis selle 70 aastat. Nii, siis millistele intellektuaalsetele tegevustele kohandatakse? Siis ma pean valima mitu. Nii, makett, jah, rahvalaul, mäletate, rääkisime, ideed ei saa, seadust ei saa, suuline loeng tegelikult, jah, ja nii edasi või kui kaua kehtib. Ja kui ma olen selle lühikese testi ära teinud, siis ma panen lõpetan.
ja nüüd ma saan tulemuse. Nii, no vaatame kohe, näete. Panin valesti ja esitaja õigus. Vot see oli see, mäletate, kui ma võtan selle Poiss ja liblik ja panen SoundCloudi, siis see on 50 aastat avaldamisest, et ma olen selle teose esitaja, ma ei ole loonud. Ja nüüd ma näen neid vastuse variante ja mõtlen, ai, et nüüd läks küll eriti hästi, mul ei läinud. Ja nüüd on niimoodi, et sellele järgneb, kui ma nüüd ei saanud aru, mida ma panin valesti, siis sellele järgneb väike video. Ja see video, need videod on kõik sellised, no ma vaatan, kui pikk see näiteks on. No 3 minutit 44 sekundit. Ja selles videos ma räägin täpselt nendest asjadest, mis siin testis oli. Ja siis võib teha niimoodi, et ma vaatan selle video ära ja proovin teha testi uuesti. Või kui mul on tunne, et oi, ma vaatasin neid testi küsimusi, ma tegelikult üldse ei oska, siis tasub ka teha niimoodi, et ma kõigepealt vaatan ära video ja siis teen ära testi. Ja niimoodi on siis siin see teiste autorite tööde kasutamine on siis jagatud siin, et autoriõigustest üldiselt, siis on teose vaba kasutamine isiklikuks tarbeks, teose vaba kasutamine õppe eesmärgil ja teose vaba avalik esitamine. See on nagu üks plokk. See on siis puhtalt, kui ma kasutan teiste autorite töid. Teine plokk sellest materjalist on siis õigused oma loodud tööle, et kui mina olen autor, et mis siis juhtub. Ja siin on siis, kellele see autoriõigus kuulub. Siin on kõik see õpilaste teema sees ja kolleegide teema ja no näiteks, kui teie õpetajana loote mõne asja, kas siis kellele asi kuulub, kas koolile või teile, et see on siin kirjas ja samuti sellest isiklikest ja varalistest õigustest, millest ma ka natukene rääkisin. Ja kolmas punkt selle õppematerjali juures on siis avatud sisu litsentsid, see on see Creative Commons ja sellest me ka siin jõudsime põgusalt rääkida, et need litsentsid on olemas ja selle järgi annab otsida, aga siin on siis ka materjal olemas. Nii et ma loodan, et see õppematerjal edaspidi annab võib-olla võimaluse paremini, ütleme, kui teil küsimused tekivad, siis kohe vaadata ja ta on tegelikult mõeldudki iseseisvaks tööks, et mitte nagu koolituse käigus, vaid et kui te tunnete, et mul on selle teema osas, et ma ei ole endas kindel, siis on võimalik seda materjali kasutada. Ja täna nüüd seda avalikult ei ole palju näidatud, aga täna siis oli see üks kord, kus me siis sellest rääkisime. Nii, aga ma kuulan nüüd veel, kas teil tekkis kõigega sellega seoses veel küsimusi, et meil on veidikene aega jäänud, et kas mõni küsimus nüüd kas kerkis üles või jäi vastamata, sest kui ma nüüd vaatan neid teie küsimusi, siis nendest me rääkisime, aga küsige veel. Nii, et küsimus, et kui õpilased teevad fotod ja me lihtsalt lisame autoriteks näiteks 5. A-klassi, siis kas on okei? Selleks, et seda teha, siis peaks nende õpilaste käest küsima, et kas nemad on nõus, kuna nemad on autorid ja loodame, et vanemad on andnud teile ka selle volituse, et kui nemad ütlevad, et see on okei, siis autor võib seda teha.
autor ei pea olema alati nagu täisnimega ja õpilaste puhul üldse, et sellest võib rääkida ka, et nad võivad autorina otsustada, et näiteks, et kui ta oma pildi tegi, siis ta ei peagi olema seal autorina Kati, vaid ta võib olla ka oma varjunimega, nii et kui õpilased on nõus, siis võib olla autoriks Viie-Saa. Nii Aimi küsib, kui kooliõpilastelt on võetud allkiri, et on nõus, et ürituste fotosid võib avalikult kasutada, siis kõik korras. Näiteks e-seinalehe või projektides ja nii edasi. Jah, et tegelikult on, et seda päris paljud koolid juba teevad, et nad küsivad selle allkirja lapsevanematelt või siis näiteks sisseastumisavaldusel, et teevad linnukese või klassijuhataja küsib, et jah, et sellist asja peaks küsima, et kas seda tohib, et meil on näiteks koolis kirjas, et sisseastumisavaldusel on kirjas, et kas lapsevanem nõustub, et lapsest pilte avaldatakse kooli kodulehel või siis Facebookis. Jah, et see toimib, aga no muidugi alati tegelikult peate arvestama sellega, et alati igal hetkel võib ka lapsevanem selle õiguse tagasi võtta, et ta võib öelda, et ei, et ta enam ei soovi, et siis on, ma ei teagi, kui paljudel on kogemus, et nad peavad näiteks mingid pildid välja korjama, et ma tean, et osadel koolidel on niimoodi, et kui mõni lapsevanem ei ole andnud seda allkirja, et siis klassijuhataja jälgib, et see laps ei jää kuhugi peale, sest muidu ei ole ju võimalik üritusi pildistada. Ahah, nii, näete, Mai ütleb, et ongi, et neil on kaks õpilast koolis ja see on jah, see on täiesti, et jah, just tuleb välja noppida, et midagi ei ole teha, et siin need õigused on, et mõnes mõttes nii autoriõiguste kui ka siis selle laste turvalisuse osas me olemegi ju mõnes mõttes sellises nagu ürgajast välja tulemas, eks ole, et varem see tundus, mis muidugi nii tore pildid üles, kes see viitsib küsida siis. Nüüd aina rohkem me peame selle peale mõtlema ja need uued seadused, mis veel uuest aastast tulevad, et need teevad olukorra veel eriti keeruliseks, et siis tekib see, et igaühel on õigus igal hetkel paluda see oma andmete kustutamine. Nii et ma arvan, et sellest tuleb veel ühel hetkel päris palju juttu. Huvitav, miks need, ma olen alati mõelnud, et kui vaadata, mida vanemad ise kõik oma lastest üles panevad, et siis koolis ju enamasti te ka vaatate, mis pildid te üles panete ja kuidas need lapsed peal on ja see positiivne digitaalne jalajälg, et huvitav, mis nad põhjuseks teevad. Jah, nii, jälle Maiga täiesti nõus, et tegelikult e-twinning, et kuigi ta on ju tehtud turvaliseks ja on kinnine keskkond, siis me ju ei näe seda teist klassi ega me ei saa last kaitsta ükskõik mille kiusamise või jumal teab mille eest, et tegelikult on twinningu projektides minu meelest on täiesti mõistlik, et me ei kasuta täisnimesid, vaid et tõesti, et me panemegi kas ainult siis eesnimed või siis mõni laps võib-olla ei taha ka oma eesnime panna, et suhtleme nagu sellel teel ja kui lapsed siis hiljem juba on suuremad ja tahavad edasi suhelda, siis nad leiavad, eks ole, selle tee. Aga jah, see on mõistlik, et see on juba tegelikult üks osa jälle sellest turvalisusest, eks ole, et ma räägin ja ütlen, et me ju tegelikult neid teisi õpilasi ei tunne ja see ei ole mõistlik sellisel viisil otse öelda, kes ma olen, nii et jah, see on praegu siin väga hea soovitus siia juurde veel, et ärme pane. Jah, kui paljude riikidega ja täpselt niimoodi, et nii nagu ma ütlesin, et pildile viidates, et kas te panete Viie-Saa või et pildi autor on Kati Eestist, eks ole, te olete viidanud ja see ei pea olema täisnimega. No nii, aga on veel küsimusi? Et siin tekkis juba selline tore diskussioon nendel teemadel. Et tuletan meelde, et tegelikult meil on tulemas üks e-twinningu veebiseminar sellel aastal veel. Mis kuupäeval see oli, ma peaks selle kohe nüüd meelde tuletama, et kus me räägime siis piltidest ja kuidas pildistada, et pildistamine e-twinningu projektides ja see on siis 6. detsembril samuti õhtul.
sellel veebiseminaril palusingi Siret Lahemaa appi, kes on tõsiselt suurepäraste fotode autor ja me teeme siis nagu sellise ekskursiooni, et mina panen igasuguseid enda selliseid väikseid käkerdisi üles ja siis arutame, et mis nendel piltidel on hästi ja mis on halvasti, et kuidas nagu paremini pildistada või mõistlikumalt ja pärast saate siis oma õpilastele neid asju edasi öelda. Nii et ootan siis kõiki, kellel aega on ka seda veebiseminari kuulama. Nii et see on siis sellel aastal veel tulekul ja järgmisel aastal siis vaatame, et mida me siis räägime ja teeme. No nii, aga suur tänu kõigile, et pühendasite selle tund aega siis e-twinningule autoriõigustele. Loodan, et saite üht-teist teada, soovitan tutvuda veel selle õppematerjaliga ja ilusat õhtut kõigile.